Tšauki, tšau! No nii, nagu te näete, siis meid on täna ainult 2. Nagu öeldakse, loomulik kadu. Loomulik kadu. Tegelikult ei, me ei ole Bellat välja kirjutanud skriptis selles suhtes, et Bellal on lihtsalt praegu perekondlikud probleemid või ta lahendab hetkel neid. Jah, perekondlikel põhjustel puudub, nagu koolis öeldakse. Et ta on praegu eemal, siis 1 episoodi. Kuigi tegelikult räägi täpsemalt, mis järgmine episood saama hakkab. Ja ka järgmises episoodis ei ole tüdrukuid, ei ole mõlemat, mina olen, aga siis on siin 2 teist tüdrukut, kes siis on oma ala professionaalid ja tulevad rääkima toredast ja põnevast teemast. Aga mis teema, see on veel saladus. Ja. Aga tuleb huvitav episood, nii et on mida oodata. Ja tüdrukud olid nii armsad ja toredad, et olid nõus 1 episoodi loovutama kellelegi teisele. Et jah, et lihtsalt ongi seepärast, et see teema on selline, kus on minul kogemust ja siis nendel 2 tüdrukul on väga suur kogemus ja lihtsalt Bella ta ei oska selle teemaga kaasa rääkida, ehk siis mul ei ole mõtet sellel teemal muidu üldse siis videot teha või podcasti episoodi. Nii et jah. Aga mis me siin vahepeal veel teinud oleme? Ülipõnev asi. Meie käisime augustamas, needistamas. Ja mida me tegemas käisime? Jah, me käisime neete tegemas. Kuhu? Mina sain väikse kaunistus enda nabale, Bella ka ja siis... Mina tegin nibuneedid, ei tegelikult nali, ma ei teinud nibuneedid. Tegid või? Päriselt või? Millal? Ei teinud. Seda ma ei tee. Kuna minul on nabaneed olemas ja kõrvarangaugud ka ja ma olen suht nagu skeptiline neetide osas, mulle väga ei meeldi paljud needid selles suhtes, et eriti mingi kulmu või ninaneedid, eriti veel see, mis siin on pullineed. See on minu kõige kohutavam need. Mitte kui kellelgi on, palun, minu pärast olgu sul see need, see minul on suve, aga mulle ei meeldi, kui mul on. Minu jaoks on see siuke nagu võib-olla kuidagi, et sa tekitab mulle tunde, et sa oledki nagu pull, kui sul on ülipalju neete või midagi siukest. Kuidas ma ei kujutaks ette sind? Ja mõtlen, mul on see pullineed, see on lihtsalt. Ma ei tea, mis see needi nimi on. Mis see septum on? Ongi see? Vist ongi septum. Igatahes mulle ei meeldi see need üldse. Aga jah, mina tegin keeleneedi. Ja. Nüüd on sellest... 5 päeva möödas äkki. Esmaspäev. Ja esmaspäeval tegin, täna on reede. Vist on 5 või? Ja. Arvutused õiged. Ja point oligi selles, et mina ei pidanud üldse algsel needistama minema, ma pidin kaasa minema lihtsalt. Bellal oli kinkekaart, siis me läksime nii-öelda kätt hoidma, kuigi ta eelneval juba õhtul vist rääkis minu ära mõeldud. Et kuna Lotal ei olnud nabaneeti, siis ma ütlesin, et muidugi tee, vaat, et see on ilus neet, et see paistab silma kaugele. Ja siis ma olin nagu, kui ma sinna kohale jõudsin, ma olin nagu, ma pean ka midagi tegema ja siis mulle pakuti. Bella ütles, et tee keeleneet, et sa oled tahtnud, vaata, ma ütlesin, tavai, ma teen. Kõigepealt õhtul ma sain emalt tappa, isa mul siiamaani ei tea, mul keeleneet on. Seda ma ei ütle ka midagi, palun ärge kirjutage talle, et mul keeleneet on. Ei ole vaja. Nii et ja selles osas, kui ma nüüd valu hindan, kuidas see oli, tegemine siuke 4-5 10-st, ei ole hullu midagi, täpselt sama tunne nagu ammustaksidki keelde, et ei ole hullu midagi. Aga võt järgnev, mis sellele järgneb, on valus selles suhtes, et esiteks keel läheb väga paista, sa ei saa ju süüa mitte midagi, nagu te näete, ma puterdan, ma ei saa normaalselt rääkida, mis siis, et 5 päeva möödas, aga niimoodi susiseb lihtsalt, et täiesti nagu võimatu on normaalselt rääkida, et selles osas ma küll ütlen, et nagu keeruline on, et ma juba vahepeal, ma olin nii vihane, ma olin juba nagu emotsionaalselt nii vihane enda peale, et ma selle tegin. Et miks ma üldse tegin, oli ka sellepärast, et kuidagi ma tassin ennast proovile panna, kui ma olen elus käinud sitast, tulest ja veest läbi ja väga palju elust kannatanud, siis ma mõtlesin, et ma suudan selle ära kannatada, aga vahepeal ma olin küll juba nagu nii vihane, et ma mõtlesin, et no kurat, küll ma rebin selle endast suust ära lihtsalt. Oli vaja. Ja, et võib-olla sarnane tunne, et kui sa näiteks paned endale breketid, kellel on breketid olnud, siis esimesed mitu päeva sul on lihtsalt suu nii valus, et sa saa mitte midagi teha ja sul on siuke tunne, et sa tahad suust ära kiskuda need reaalselt. Mul oli sama tunne. Praegu on see mul kogunenud meeletult palju tatti lihtsalt suhu. Ei, mitte midagi ei ole sellega teha. Ja ma ei jõua ära neilata seda, ehk ma olengi nagu mida kuradi, et nii et jah. Vot, aga uus kogemus, hetkel ma veel ära ei võta, seda ma ikkagi püüan nagu välja kannutada, et iga päevaga läheb kergemaks, aga alguses küll ikka söömine oli ikka õudne. Sa oled juba päris palju kannatanud ka, et enam pole välja minna. Just. Nabaneedi tegemine tegelikult ei olnud hull, ma lihtsalt mõtlesin ekstreemselt üle sellest.
Jonna hoidis mu käest kinni ja mul pisarad voolasid. Ta lihtsalt nuttis. Ma olin nagu, mida kuradit? Ja Jonna, kes on ise ka endale nagu 5 aastat tagasi nabaneedi teinud, oli seal kõrval nagu, et mis sul viga on? Mis sul viga on? Mida sa nutad? Ma ei tea, mis mul viga oli. Kuigi mul meeldis, kas see naine ütles seal, kes augustas, et need olid julguse pisarad. Mine ka persama julguse pisaratega. Nii et jah. Ole tott, oled lihtsalt nutib, nii valus on. Mida kuradit, ei ole nii valus ju. Ei, tegelikult ei ole. Ma ei tea, ma lihtsalt mõtlesin üle selle hullemaks. Ei tea, mis sul oli. Kui jah. Aga no Bella meil Uinu kaunitar. No kaunitar pani pildi kotti küll mitte seda tehes, aga kui see ära tehti ja oli Lotta kord, siis tema mõtles, et ta hakkab filmima, jõudis Lotta tegemise ära filmida ja siis tundis, et jube paha on ja siis ta minestas ära seal. Ja. Nii et ja siis ta küsis veel mu käest, et sa jõudsid keele neid ära juba teha või kas ma ei näinudki. Ma ütlesin, ei, ma ei ole jõudnud veel, sest sa minestasid ära ju. Nii et jah. Ja siis ta hoidis mul käest kinni ja samal lutsutas mu kordi lutsukommi seal. Ja siis see tegi ja ütleski sellele Bellale, et kui söögi asi juhtub, siis söögi lutsukommi ja värki, vaatad, kohe tuleb sisse. Siis mina olin, aga mis siis juhtub, kui ma ära minestan? Ma ei saa ju lutsutada, kui mulle keeleneed tehakse, et mida kuradit. Et jah, aga nüüd on tehtud. Ja, nüüd ainult paranema ja... Ja. Praegu mul on ka niimoodi, mul on nii valus keel, et ma ei saa normaalselt rääkida. Ma täna nii palju rääkinud, et ma lihtsalt tunnen appi. Et mul on valus lihtsalt. Aga podcast vajab salvestamist ja... Jah, nii et... peab tegema, ei ole valikut selles suhtes. Aga mida te olete korraldanud meie eelmise episoodiga? Kas te saate aru, et 3 või 4 päevaga tuli meil põhimõtteliselt täis see arv, mis oli esimesel episoodil ehk nagu, kas see teema oli teie jaoks nii põnev või on see nagu suurema ringi peale juba läinud? Ja, ma tean küll, et see läks laiali. Ma tean küll, kes tegid ühisvaatamisi koos, sest seal oli nii mõndagi, mis sai räägitud. Põnevad. Et te olete täitsa hullud, mis te teete, aga mulle väga sobib. Nii et jätkage samas vaimus, sest et need on ilusad numbrid, mida ja, meile väga sobib see. Me oleme väga tänulikud, aga tõesti aitäh. Ja jätkake samas vaimus. Et see, et Bellat täna ei ole, ei tähenda, nüüd te ei peaks vaatama. Vaadake ikka, Bella tuleb tagasi. Et ta ei ole ära läinud. Nii et jah. Vot, aga meil tuli ka tagasi ühe siis nüüd episoodidega või et üks inimene kirjutas meile, me ei tea, kes on selles suhtes, et keegi viitsis nii palju vaeva näha, teha full fake selle emaili konto ja meile kirjutada, aga aitäh selle eest, et sa viitsisid. Põhimõtteliselt seal oli siis 4 negatiivset asja vist ja 2 positiivset. Mis ma mäletan, üks oli see, et mida ma kohe põhjendan, miks on nii, et ta ütles, et see on mega häiriv, et teil on igas episoodis teemad, aga pealkirjades pole kirjas, mis teemaga on tegu, et on hoopis mingid nonsense laused. Tegelikult ei ole nonsense selles suhtes, need laused käivad meie episoodidest üldiselt ikkagi läbi. Et kui sa ikkagi kuulad, siis sa kuuled seda lauset ja saad aru, miks see võib-olla pealkirjaks on ja miks me ei pane nagu episoodidele kindla teema nime on sellepärast, et ma tean väga hästi, mis te tegema hakkad. Te olete mingi, okei, see räägib sellest teemast, seda ma ei viitsi kuulata. Ehk siis sellepärast ma juba ei panegi neid pealkirjasi niimoodi, et te saaks valida, mida te kuulate. Minu eesmärk on ikkagi see, et te kuulaksite kõike. Ja pärast see nagu teema ikkagi on huvitav vaata, et mis igast kirjad meil tulevad ja kogemused, et võib-olla nagu üllatute, et... See nagu, võib-olla mingi aeg me hakkame siin rääkima vaimsest tervisest, võib-olla kedagi see väga ei huvita, aga samas, kui mul on see pealkiri, siis ta ongi mingi, ma ei viitsi kuulata seda, aga kui te ei tea, et see teema kindlalt on, ta saab alles nagu seda podcasti vaadates teada, mis teemaga on tegu või episoodi vaadates saab teada, siis võib-olla ta kuuleb, et tegelikult juba algus on põnev, tegelikult võib-olla võiks isegi kuulata, et ma ei taha nagu panna niimoodi nagu neid nagu, kus ma ütlen, lahterdada, et see on see teema, see on see teema. Selles igal episoodil on teema, aga selles sa saad teada, kui sa kuulad. Nii et ma ei muuda seda. Ja siis teine asi oli see, et me ei räägiks kolmekesti samal ajal. Ja hea meelega me ju usume, et see on häiriv. Ma täiesti usun, et see on häiriv, aga seda on jõle raske korraldada. Et kui sa tuled järgmine kord siia, sa võid tulla nagu stopriga ja olla nii 30 sekundit ja on sul võimalus rääkida. Stop järgmine, Evaloto 30 sekundit saad rääkida. Kui sa viitsid tulla seda tegema, palun. Ja, või siis lepime kokku trükkud. Kui me rääkida tahame, siis tõstame käe nagu koolis vaata. No see ei ole nii lihtne seda kontrollida, et me tõesti anname parimat, seda juhtuks, aga see on suht nagu võimatu, sest kui sul tuleb see, kus ma ütlen,
nagu instinkt peale, et ma tahan nüüd öelda midagi, siis on raske kontrollida. Nii et ja siis positiivseks oli see, et me oleme ilusad. Vähemalt midagi. Jumal tänud, thanks Emps, sa oled midagi väga head siin maailmas teinud. Sa oled sünnitanud ilusa tütre. Et aitäh sellest, ma olen väga tänulik, no thanks Ma ei tea, midagi oli veel. Ma tean, negatiivne oli see, me võiks rohkem nalja visata, aga minu arust me räägime piisavalt naljakalt, me oleme nii tõsised või? Ma ei tea, võite kommenteerida nüüd alla vaata, et kas te nõustute selle väitega või mitte. Ärge nõustuge. Sest muidu me tuleme ukse taha. Sest teate, kui raske on hakata tegema nalja, kui see päriselt su seest ei tule. Ma üritan mingit nalja luua, aga see ei ole naljakas. Tegelikult me inimestena oleme väga naljakad, aga meid peab selleks väga hästi tundma ja teadma, et me oleksime naljakad. Nagu huumori see soon peab sama. Ja sama olema, et me ei saigi igal ühele meeldida ja see on nagu fakt. Nii et jah. Aga mina arvan, me oleme tegelikult väga lõbusad ja naljakad inimesed. Ma arvan, et sa lihtsalt ise oled täitsa kibestunud. Okei, tegelikult. Ja siis ütled, et ei tee nalja. Ei, tegelikult võib-olla ei ole. Nagu suure tõenäosusega. Igatahes hea. Las see jääda. Kas on midagi veel? Ma ei tea. Ja sponsorid on. Jaa, neil on ka ju. Ilma nendeta me ju ei saaks. Teiseks, või mis teiseks? Esimeseks. Te olete nii ägedad, et te meie sooduskoodidega käite shoppamas ja ostate endale häid asju. See on mega kihvt, sest sellest on meile kasu ja see teeb südame soojaks, kui ma tean, et te olete ju pidanud järelikult kuulama meie podcasti. Näiteks eelmine kord, mis pruun komplekt, mis mul seljas oli, on tänaseks ära ostetud või juba kinni broneeritud või midagi. Et seda ei saa. Seda ei saa enam, et ongi, et see on nagu nii kihvt, et lihtsalt süda tahab, ma ei tea, õhku hüpata või midagi nagu nii, mul on nii hea meel, et tõesti nii armas. Ma olen mega tänulik, aga alustame siis nagu ikka. Meie esimene sponsor, Luminescence Collection, et Lumi on imeline, kuidas ma ütlen, koostööpartner selles suhtes, et nad on nii toredad seal ja hästi toetavad ja ma arvan, nad on väga uhked meie üle ja meie on nende üle, et nad on meile sellise võimaluse andnud, aga tõesti, täna me oleme väga kuidagi värvilised. Ja võrreldes eelmisega kevad on tulnud. Et tõesti nagu riided on nii mugavad, toetavad hästi, pehmed, ei paista läbi, et tõesti nagu mega mõnus. Küll Lotal on hetkel tegelikult XL suurus seljas kõik. Aga samas te ei teaks, kui te ei oleks seda infot teadnud. Aga me ütleme seda, sest minu teada Lotal on seljas praegu aina eksemplar. Minul ei ole seekord, minu oma on võimalik veel saada, päris mitut vist. Mul on S-suurus. Aga tõesti riidud on mugavad ja näevad lihtsalt imelised välja seljas, et selles suhtes nagu 5+, väga soovitan. Ja ei ole nagu igavad sellised. Basic. Ja silma paistavad kaugele, see on fakt nagu ja ma räägin, nii mõnus on istuda siin kuidagi siuke nagu kallistab või ma ei oska, see mõnus on olla. Veits on tunne nagu midagi oleks nagu seljas. Ja võib-olla küll, et siuke natuke alasti tunne, aga tegelikult on nagu aga igatahes väga mõnus on, mulle väga meeldib, nii et joogipudelid on mega mõnusad ja hoiavad külma sooja kõike. Selles suhtes, et ja tõesti nii kihvt, et ostate, aga et ikkagi ka teile nagu midagi ära anda selles suhtes või et te saaksite kasutada meie sooduskoodis, me ütleme ka selle. Luminescence Collectionil on siis sooduskoodiks ütle välja Y ja A-ga ja number 10 ka lõppu. Igatahes me paneme kõik need sooduskoodid ilusti siia, et te ikkagi näeksite, et ja kui on mingid probleemid, palun andke meile teada sellest, sest ilma teieta me ei tea seda, kas on mingi probleem või mitte. Et kui näiteks ei saa kasutada või midagi, siis andke kohe teada. Need ja minge shoppama Lumi kodulehele. Või minge koha peale, et ma räägin endiselt koha peal on neil palju rohkem tooteid ja te võite seda teha, kui teile näiteks meeldib meie seljas mingi toode, olete, et vau, see on mega kena või see komplekt, mis mul seljas on ja tahaksite endale saada, siis te võite vabalt kas meile kirjutada, ma arvan, te võite ka Lumile kirjutada ja ollegi, et te tahaksite selle tüdruku komplekti näiteks broneerida, et te tahaksite tulla proovima, et oleks soov ilmselt ära osta või midagi sükest, et siis tagate, et saate äkki endale. Jep. Need ja. Esimeste seas ka veel. Just. Need mega kihvt. Järgmiseks on meil siis Glammapper, mis siis teeb kosmeetikutooteid, nagu näiteks hetkel on mul käes siis ripsmeseerum või
issand, sorry, ma ütlesin valesti, mitte seerum, vaid see ripsmetuss on mul käes hetkel. Koos seerumiga. Ma lugesingi seerum maskaaras, ma olin nagu... Ja see ajabki segadusse. Aga see on täiesti ripsmetuss koos seerumiga, mis juba aitab su ripsmeid pikendada või kasvatada. Ja... Räägi, kuidas see mõjunud sul on? Hetkel mul on siis peal kulmukeel ja ripsmetuss ja seerumit ma siis olen pea nädal aega katsetanud ja no mina küll ütleks, et ma näen vahet, sest et juba alumised ripsmed on päris pikaks kasvanud ja mul oli kogu aeg sinna all oli väike augukene, sinna ei kasvanud ripsmed ja nüüd ma ütlen, et see auk on täidetud tänu Glammaperi siis seerumile. Looned? Ja see on lihtsalt nagu vau-moment, kus sa paned see ripsmetele seda ripsmetussi peale ja siis need lihtsalt nagu vuhavad sul, et sa ei teagi, et sul tegelikult nagu nii pikad või nii palju neid ripsmekarvu on. Ehk siis see on nagu täielik müstika, mis peale seda siis seal ripsmetega toimub. Mida ta sisaldab, et ta niimoodi neid kasvatab? Ma ei tea jah, aga mina panen täiega hooga edasi, nii et võib-olla hooaja lõpust siuksed ripsmed, et nad ei tule niima uksest ka sisse veel. Siin on ainult ripsmed ja mina kuskil muu. Kääridega lõikama hakkama seal neid. Aga Bella poolt pidime ka edastama. Bella ütles, et talle väga meeldib see ripsmetuss, sest tal on väga tundlikud ripsmed ja silmad. Lihtsalt tundlikud ripsmed. Kas saavad olla üldse olemas tundlikud ripsmed? Mina ei tea, kui sul on tundlikud silmad või ripsmed. Ega jah, kus sa tead, et sul on tundlikud silmad? Äkki sul on hoopis tundlikud ripsmed? See on väga hea point tegelikult. Igatahes tundlikud silmad, et ta ütleski, et tal ei sobi muidu mitte ükski poe nagu ripsmetuss ega isegi mingi kallis ripsmetuss, et see lihtsalt paneb ta silmad valutama, need pudisevad ja need ei sobi üldse. Et ütles, et ta on täiesti nagu šokis, kui hästi mõjub nagu see Glammaperi ripsmetuss, et ta isegi ei saa aru, et tal ripsmetuss peal on, selles suhtes ta ei tunne seda ja ta ütleb, et tal ei hakka õhtul silmad valutama, et ta võiks magada ka sellega. Ja mis on nagu väga üllatus, sest tavaliselt Bella kogu aeg mingi sügas silma. Bella on esimene inimene, keda ma tean, kellel nagu ripsmetuss väga häirib. Ta hakkab nagu oma silmi nagu kohe nagu, ta hakkab silmad nagu virvendama või nagu ta hakkab nagu neid pööritama, kui tal hakkab nagu silm väsima. Ja siis ta ütles, et tal sellega ei ole üldse tõesti nagu mega hea. Ja ehk siis, kui sul on sama probleem, siis see on ainuõige toode sulle. Just, nii et proovi ka ära. Et ma arvan, et see on eriti hea just veel nagu prillikandjatele, et ongi, et teil on ju teadlikult juba ju teate, et teil on väga kehvad silmad selles suhtes, et mida vähem sa neile nagu koormust paned, seda parem. Et siis kasutadagi võimalikult häid tooteid ja tõesti soovitame. No ja see kulmukeel. Endiselt mu kulmud on no nii paigal, kui paigal üldse olla saavad, et nagu tõesti tee, mis tahad. Ma praegu ei saa teha, sest mul on värv on mul selline, et kui ma värviga, nii teen, siis mul on värv laiali, mitte kulmud. Et tõesti kulmukeel on mega. Et tõesti väga soovitan. Ja ei ole see, et sa pead õhtul seda keeli maha nühkima. Ei, ta tuleb väga ilusti maha. Ja mis on ka nagu üli-bonus. Nagu püsib hästi, aga maha tuleb kergelt, kui sa võtad eemaldusvahendega. Ja nagu see, et sa panedki hommikul see keeli peale nagu ka ripsmetussi ja õhtul sa põhimõtteliselt nagu oleksid äsja just seda kasutanud. Et nagu üli-head. Et selles suhtes tõesti mega. Et jah. Ja ka Glammaperil on sooduskood. Ütle välja, aga nüüd... ja lõpus 10 asemel on 15. Vist jah, midagi sellist. Igatahes paneme ka selle soodus. Me paneme kõik lingid ja sooduskoodid, et ei peaks muretsema, et midagi on valesti. Aga võtame järgmise siis, kui me rääkisime eelmises episoodis, et meil on läbirääkimised 3. siis nii-öelda koostööga, siis nüüd on see jõustunud ja meie 3. nii-öelda siis koostööpartner on Klinkitsen. Trummipärin, Klinkitsen. Tada! Nii et jaa. Vaata, mis sa leiad siin. Miks me otsustasime Klinkitseniga koostööd teha oli sellepärast, et mina olen ennem nendega koostööd teinud ja see oli väga meeldiv ja positiivne koostöö ja väga mugav. Mis on Klinkitsenil ka üks eesmärk ongi see, et teha inimeste elu mugavamaks ja lihtsamaks. Sest nagu ma arvan, et meil kõikidel on see, et kui me lähme nagu oma elu peale, kus enam vanemad ei tee süüa, siis ja kunagi me ei saanud sellest lausest aru, et kui ema ütleb, et ta ei tea, mida süüa teha, et see on räige peavalu, siis tegelikult on ka seda, ma ise pidin nädal aega vist süüa tegema ja siis ma mõtlesin küll, et ma suren ära ainult selles, mis mul pähe tuli taklihakaste ja mingi kananuudlisupp, et nagu mida ma nagu valmistan.
et selles suhtes neil on nii palju retsepte seal koha peal, või mis koha peal, siis nagu kodulehel, et mine shoppa, osta endale nädala menüü ette, täna söön, ma ei tea, kanakarrit, homme söön võigana riisiga, mida iganes, minul on siin praegu poo, veiseliha ja riisinuudlitega. Ja nagu sa saadki mingeid uusi nagu retsepte mida katsetada, jah. Ja ongi mingi Aasia köök või kuskil mujal. Ma mäletan, et kui ma esimene kord nagu koostööd tegin, see oli mingi ülihea retsept, aga ma kurat viskasin selle retsepti minema. Aga nüüd ma kahetsen, sest ma tahaks nii väga seda retsepti teha. See oli mingi spagettidega, mingi suvikõrvitsa, mingi ahjuroog, mega. See oli lihtsalt nii hea. Ja ma nüüd mõtlen, et ma tahan äkki neil on see retsept veel alles, et ma leian üles. Aga jah, selles suhtes, miks mulle juba Clean Kitchen nii väga meeldib, on see, et esiteks need nagu, kui sa tellid sealt selle retsepti, siis tulevadki koju siis nii-öelda toorained. Tooraine on kvaliteetne, tooraine on väga-väga kvaliteetne. Ei ole see, et suvalised tomatid viskame kotti, mis on juba kortsus või midagi. Ei, kõik on kvaliteetne. No mul ongi siin, ma ei tea, mis selle nimi on. See on mingi kapsas, riisinuudlit, siis mis mulle veel meeldib. Et ma vihkan, kui sa tahad teha mingit erilisemat sööki, aga sul on vaja selleks mingi 1000 erinevat kastet, mis sa pead poest ostma, mis kõik maksavad mingi 4–6 euri, aga sa ei taha selle peale raha raisata, sest sul jääb ilmselt see koju seisma, siis mulle meeldibki nende puhul, nad panevad sul täpselt selle koguse, mis sul vaja on ja sa kasutad ära, sa saad minema visata selle topsiku ja sul ei jää neid totsikuid koju. Seisma. Ja sest enamus aeg mul jääb koju ja ma viskan minema ja sest nad lähevad hallitama, pole midagi teha. Ja külmkapp on lihtsalt mõttetult täis neid. Ma räägin, et nad panevad kõik kaasa, nad panevad isegi nagu siuksed maitseained kaasa, mis on näiteks kodus olemas olen. Näiteks siin on tähtaniis. See on, ma isegi tea, et siuke asi eksisteerib, aga väga äge. No mul ei ole nime siukest asja kodus, et nad panevad kõik või asjad kaasa sulle, mis vaja on ja tõesti nagu mugav. Et näiteks siin on meil Aasia puljong. Mega nagu, nii et ma olen väga-väga põnevil, et teha ja selles mõttes ka lihatooted on kõik väga kvaliteetsed, et neil tulevadki niimoodi nagu kotikestega, siin on nagu retsept. No retsept on neil välja prinditud, see on ka juba hea, sellepärast, et kui sa ei ole suur kokka ja sa ei tea, kuidas midagi teha, siis sul on retsept ja ajadki järge näpuga sealt, kõik on väga ilusti ette kirjutatud piltidena ka veel. Mega mugavaks teeb ja sul on kõik tooraine olemas. Et üli easy ja mugav, aga ongi see, et ka nagu kõik lihatooted on väga kvaliteetsed ja et tõesti nagu hea on kuidagi nendega nagu koostööd teha, et sa tead, et sa saad nagu kvaliteetset kraami. No ja Joonele meeldib väga süüa teha ja meile Bellaga väga meeldib toitu süüa. Ütleme ausalt. Kurku tõmbab. Ma tõmbasin kurku selle peale, sorry. Aga jah, tõesti meeldib väga süüa. Ongi see, et neil tulebki niimoodi kotikestega see ja siis külmakott tuleb ka eraldi, kus on siis külmtooted, et sa jumala eest ei saaks mingit, et ma ei tea, liha läheb pahaks või midagi. Et selles suhtes... Nad on hoolitsenud selle eest. Ja, igatahes Clean Kitchen on nii hea, et ma tõmbasin kurku selle pärast endale. Nii et igatahes ka meil Clean Kitcheni poolt on teil sooduskood. Et ütle välja nüüd Ü ja Ä-ga. Vaatame, kas see toimib või mitte. Sest tihti täppitähtedega ei saa väga. Igatahes Clean Kitchenilt on meil sooduskood. Ütle välja Ü ja Ä-ga. Kõik suured tähed. Paneme jälle siia samusesse selle lingi. Ja saate 20%. Ütle välja 20 on siis see sooduskood. Ja ka Clean Kitcheni poolt läheb siis 10. episoodi lõpus. Läheb välja siis üks suur pakk, kus siis on äkki 4-5 retsepti sees. Nii et väga põnev. Saad ise välja valida, mis toite sa tahad teha. Ja siis saad selle pakki endale koju. Ja ongi mugav ka see, et nad toovad pakid koju sulle, et sa ei pea mingi posti või sinna pakiautomaati järgi minema. Tõesti nagu mulle väga meeldib. Väga ideaalne teenus. Ja selles suhtes tõesti mugav, et kui on võimalik kasutada sellist teenust, siis palun inimesed tehke seda. Ja praegu saate sooduskoodiga, nii et minge shoppama. Oota, ja me hakkame ka eraldi postitama videoid, kus me valmistame toite, et saate meid kukkamas näha siis või mind siis. Jah, pigem teda. Ja samamoodi ka Luminescence Collectionil ja ka Glam Upperil samamoodi. 10. hooaja lõpus läheb välja siis Glam Upperil läheb välja siis terve komplekt, pluss veel koolutaja, mida meil täna siin ei ole, läheb välja ühele siis kirjaomanikule ja Luminescence Collectionil läheb siis
kinkekaart, äkki 25 eurot krediiti, mis on ka ju mega super. Nii et neil on ainult põhjust kirjutada. Ainult kirjaomanikud saavad. Nii et me loosime välja selle ilmselt. Ma arvan, et me võtame loosi. Mitte ei vali ise, vaid loosiga võtame. See on aus. On väga aus tõesti. Nii et jah, vot selline värk. Aga räägime siis meie tänasest teemast. Et ma tahaks seda. Nii, jätkame. Meie tänaseks teemaks on siis piinlikud lood ja blond moments, ütleme siis nii-öelda, kus me oleme ise enda läbi teinud ja on ka inimesed saatnud siis enda kogemusi piinlikute lugudega. Jah, palju sinul on kokku nagu puudet või palju sa oled ise endale häbi teinud? Ma arvan, et suht igapäevaselt, aga mu aju lihtsalt blokeerib selle informatsiooni ära, nii et seepärast tänaseks neid lugusid oli päris keeruline nagu enda kogemusest välja mõelda, sest et aju mingil põhjusel ei taha neid piinlikke momente meenutada. Kusjuures tead, mul on nagu see, ma tahaks sinu aju selles osas, et see blokeerib ära need piinlikud momendid, sest minul ei tee seda. Ma olen mingi voodis rahulikult või sõidan autoga, siis tuleb mingi piinlik moment tuleb ette ja siis sa hakkad mingi vehkima oma kätega. Issand jumal, kui loll sa lähed, et sa sükest asja tegid. Või siis mingi avalikus kohas tuleb ja siis mul on nagu automaatne keharefleks ja siis ma olen nagu, nii suured silmad on. Sa vaatasin mingi, siukse näoga mind praegu. Minge vaadake, mis näoga ta mind vaatas praegu. Ja siis mul tekibki mingi automaatne refleks keha ja siis ma olengi mingi, irvitan kas oma ette või siis ma teen niimoodi või siis ma mingi pööritan silmi või midagi ja siis mõni mõtleb, et täitsa lollakas, kes see jobu. Kes mõelda kõnnib on nagu, et kas tal ikka kõik hästi või mingi laksu all on või? Ma ei tea, pidevalt laksu all lihtsalt. Ma valmistan enda kõhulihased ette. Ja sest kirju on palju, mis on tulnud nagu, need on küll kõik suht lühikesed, aga naljakad selles suhtes. Ja ma arvan, et ka sina, kes sa oled teisel pool kuulad, võib-olla saad mõnega samastuda, et on juhtunud. Vot, võtame siis esimese kirja. Selleks on siis õpetaja ja see vale sõnum. Nii. Hei, jagaksin üht oma elu piinlikumat hetke. Meie klassis oli salajane grupp, kus jagasime õpetajate naljakaid ütlemisi ja naljapilte. Ühe päeval tahtsin saata sõbrale gruppi chati ühe eriti naljaka meemi meie matemaatikaõpetajast ja kogemata saatsin selle hoopis õpetajale endale. Ma mõtlesin, et kaon häbist ära. Õpetaja vastas lihtsalt, vähemalt tean, et missugune legend jääb meelde. Sellest saati ma kontrollin 10 korda enne, kui kuhugi midagi saadan. Kui see on üks nagu suur hirm. Et lähebki sõnum valele inimesele või nii paljud on rääkinud seda lugu, vaata, et nad teevad kellegi kirjavahetusest nagu screen'i, kellega nad suhtlevad, vaata, et mingid tüdrukud poistega, vaata, ja siis tahab sõbrannale saata, vaata, aga see kogemata läheb tagasi sellele poisile, kellega ta kirjutab, vaata. Ka mina olen saatnud minu teada kirja kelle ma ei ole tahtnud kirjutada ja see ongi juhuslikult puudutan näiteks teda. Ja see on küsinud, et vaju maa alla vist lihtsalt. Elu on nüüd küll nagu täiesti läbi, et kuidas sa selle koormaga edasi elad. Minu arust meil oli isegi ükskord niimoodi, et äkki me kellelegi korraldasime mingit üllatuspidu või midagi ja siis ma kirjutasin selle samale inimesele, aga õnneks ma vist jõudsin ära kustutada selle, aga mõtlen, ma oleks lihtsalt ülipika plaani reetnud nagu ühe näpuvääratuse pärast. Et seda on palju, aga nagu lihtsalt see on nii halb, et sa saatsid oma õpetajale selle kirja. Ja, aga samas vähemalt ei olnud nagu mingi pahane selle peale või midagi sellist, et mõistis nalja ja... Sorry, kui ma oma keelega mängin, mu keel on mega valus nagu kuradi keeleneedi pärast, nii et... Peaks panema need klipid, vaata, kus ma oma keelega mängin. Kas sa teate, kui raske? Ma ei saa reaalselt oma hambaid puuduta keelega. Võimatu. Jaa. Saad aru, ma pean oma suust toitu jagama, nagu kas ta läheb ühelt poolt keeleneedi või teiselt poolt keeleneeti. Perse reaal. Mehed siia poole, naised siia poole. Aga ta peaks teada, mis esimene asi, mida ma guugeldasin, kui sa teed keeleneidendele, et kuidas on suudelda ja suhu võtta keeleneidiga või? Ja kuidas, kas meestele nagu meeldib see pigem või on nagu see negatiivne? On see nagu turn off, vaata. Ma pidin guugeldama seda, sest never know, mis elu sulle ette toob ju. Muidu oleks öelnud, et see pigem nagu on halb, vaata, et kohe välja suust. Ma ei tea, ChatGPT ütles, et see peaks erutav olema. Ma ei teagi, mis teie arvate, kas keeleneidiga suudlemine on erutav?
ja nii et kommenteerige. jah. Vot. Aga lähme järgmise kirja juurde. Püksteta direktori ees. Noh, igal pool peab nii palju esse olema, ma saaks rõvedalt palju susistada. Mina tean pärast keegi kommenteerib, et mulle meeldis väga Jonne see susin, et nii susin meeldib, no sorry, kui sulle mu susin meeldib, sa oled jube imelik nagu. Siin on üks lugu, mis isegi praegu... Kuuled seda susinat või? Kuule, palun loe ise, mul on piinlik lihtsalt praegu. Loe sina see kiri. Siin üks lugu, mis isegi praegu paneb mind krampi tõmbama. Ühel päeval, kui meil oli spordipäev, jooksin ma kiirelt riietusruumist välja, sest olin kindel, et panin oma dressipüksid jalga. Alles siis, kui jõudsin staadionile ja möödusin direktorist, sain aru, et mul olid jalas ainult lühikesed bokserid ja kogu kool vaatas. Ma lihtsalt jooksin edasi nagu sportlane, lootes, et keegi ei märka. Spoiler, kõik märkasid. Järgmisel päeval kleepis keegi kooliseinale sildi uus dress code, ainult bokserid. Norm. Ikka juhtub selles suhtes, ma olen päris korduvalt näinud ilma trussikuteta kooli. Mul näiteks on kleit seljas ja trussikud polnud jalas. Ja mitte keegi ei teadnud sellest mitte midagi. Tuul võis niimoodi lennata, aga nagu õnneks vist ei paljastanud midagi. Ja. No tea, sai päris korduvalt seda tehtud. Ma isegi ei tea, kas see vahest kogemata üldse oli. Jõle mugav oli. See tuuletõmme seal all. Muidugi. Lauda uksed tahavad ka käia lipa-lopa, eks ju. Kui piin. Lipa-lopa. Nad olid nii kõnelikud. Palun ärge seda ette kujutage. Võtame kokku ennast. On normaalsed. Mulle meeldis ta see, mis on kaitsemehhanism, et pane täiega edasi ja tee nagu... See peakski nii olema. Aga tegelikult õige, teegi nii. Sest et mis see enam nagu... Ja mis vahet seal on? Õnneks olid bokserid, mitte nagu, kuna mina kannan ainult stringe, siis nagu ma ei tea, kas ma saaks päris edasi joosta nii nagu oli. Seal tunduks nagu ei oleks üldse pükse, mitte midagi jalas. Nii et ma mäletan, ma olen ühe kord tulnud kooli, mitte küll nüüd riietuse osas, aga ma tulin üks kord kehkatundi puldiga, telekapuldiga. Või selles suhtes, et ma olin hommikul pakkinud kaasa trennikotiga telekapuldi. Ja siis ma tegin oma koti lahti ja ma olin mis asi see on, nagu, miks mul see siin on. Ja ma ei tea, mu ema ei saanudki telekat vaadata kodus, otsin nagu lollakas pulti taga. Raudselt sel päeval. Sa läksid pärast koju ja siis panid vaikselt kuhugi sinna patjade alla või? Jaa, et selles suhtes, nii et ikka juhtub. Ja, mis annad teise katse proovid, et äkki ei ole nii palju asja seal? Jah, ma proovin. Juba imeline algab suple ja piinlik päästeoperatsioon. Tervitused, parim podcast. Te võite rohkem meid kirjutada. Ühel suvepäeval otsustasin olla sportlik ja läksin ujuma. Vette minnes libisesin kivil ja lõin endal näo ette nii ilusa matsu, et kõik rannas vaatasid ai. Aga see polnud veel kõik. Veevalvur arvas, et ma upun ja tormas mind päästma. Ma karjusin, ma olen okei. Ja samal ajal neelasin muidugi vett ja viskasin kätega tuuleveski moodi vehkides. Mind tassiti nagu uppujad kaldale ja pandi soojenduspleedi alla. Kõik arvasid, et ma olen justkui Titanicust päästetud. See, kui ta ütles, et karjus, et ma olen okei. Ma olen okei. Ma kuulsin, et ma olen gei. Ma olen gei. Ei, ma ei vaja ju päästmist siis, kui ma olen gei. Ei, aga ma ütlen kõigepealt ai. Ja nagu näoga lihtsalt vastu kive või kuidas ei kujuta ette. Aga vähemalt siis see vetel päästa tegi oma tööd hästi selles suhtes, et ta ei olnud nagu suva. Ja isegi kui karjusid, et ma olen okei. Selles suhtes said dramaatilise tseeni osaliseks või said oma selle tipphetke, kus kõik vaatasid, mis tal viga on. Ma loodan, et su elu highlight ei ole see. Jep. Jaa. Nii. Kohvik ja tualettpaberitrauma. Ma juba tean, kuhu see props viib. Basic. Tere, kõige toredam tiim.
olin kord kohvikus WC-s ja noh, juhtus see, mida me kõik kardame. Tõusin püsti ja astusin välja teadmata, et minuga lohises mitme meetri pikkune tualettpabeririba. Jalutasin täiega enesekindlalt leti juurde kohvi tellima, kuni väike laps minu poole näpuga näitas ja karjus, emme, miks see tädi vetsupaberit veab? Tundsin, kuidas mu hing lahkus kehast. Kõige hullem oli see, et barista andis mulle kohvi tasuta ilmselt haletsusest näha. See on nagu basic, mingi filmid, seenid ka vaata. Filmides on ka ülipalju seda, et ongi see tualettpaber nagu jala külge. Tegelikult nagu ma saa otseselt, et see on väga piinlik, sest reaalselt sa võid lihtsalt kõndida ja tõesti, see võibki sulle kuradi sinna nagu jala külge jääda. Ma pigem arvan, et see on võib-olla nagu naljakas. Ma ei usu, et sa väga palju peaksid selle pärast piinlikkust tundma, sest see on nii basic asi, mis võib juhtuda. Mõtle, mis mul juhtunud on, kas mul üldse on juhtunud midagi vist? Mul on mingid lehed jäänud nagu need sügisel vaata mingi vahtraleht on, aga ma isegi ei tea, kuidas ta sinna nagu jalanõu külge. No märg on ja see jääb küll kinni, no see on suva vaata. Et see ei ole väga midagi sellist. Ma räägin sellepärast, ma arvan, sa ei pea väga piinlikkust tundma, nagu ma arvan, et on hulemaid olukordasid. Jep, seda kindlalt. Nii, et see on jumala fine. Anna sulle. Ma lasen keelal puhata päeval. Koer, püksi, intsident ja naabrid. Tere teile hullud. Oi. Mu koer armastab hommikuti õue joosta ja mina olen laisk hommikuinimene. Ühel hommikul lasin ta välja, kandes ainult vanu, väga lõdvu pidžaamapükse. Koer nägi kassi, tõmbas rihma ja püksid kukkusid mul jalast. Seal ma siis olin püksata. Naabri Silvi ja tema hommikukohviga aknal. Ma ei julgenud 3 nädalat nende majast mööda kõndida. Ma praegu kujutasin seda vaatepilti, kus naaber Silvi. Ja pall ja kellapall, nagu mul isa ütleb, mis asi see on. No mina arvan, et mina ei käigi sellepärast koeraga jalutamas. Mitte, et võib-olla ostaks uue pidžaama püksid või miski, mis on kõvemini jalas, aga ei, ma ei lähe koeraga jalutama, unustage ära. Las jalutab ennast ise. Käigu ise. Minul ei ole vaja temaga jalutamas käia. Meil on õnneks hoov ka nii, et ma lasen lihtsalt välja mine teen asjad ära. Ja uks läheb lahti, endal pole üldse mitte midagi seljas. Jaa. Mina magan paljalt, ehk siis ainuke asi, mille ma peale tõmban on hommikul mantel, nii et kui see pael peaks lahti minema, siis naabri on olema väga tore. Võib nii mõndagi näha olla. Halb on see, mu vend on mu naaber, nii et mul on seda juhtu. Loodame. Nii, hambaraev. Tšauki tšau. Olin esimesel kohtingul ja naerisime nii palju, et üks hetk mu ammas tuli välja. What? Nagu mida kuradi. Päris ammas. Väike nurgaammas, mis oli lahtine ja ootas arsti juurde minekut ja see lihtsalt lendas mu suu seest välja ja maandus laua peale nagu kivi. Kohtinguline lihtsalt jõllitas seda tummalt. Ma tegin vist elu kõige halvema päästmise, ütlesin ups, maagia ja pissin hamba taskusse. Koju sõites nutsin ja naersin korraga. Ma arvan, et ma teeks sama. No mitte, ma ütleks, et võib-olla, et ups, maagia. Ma mõtlen nagu, mis sellest ma oleks teanud, et kurat proteesid kukuvad suust või midagi siukest. Ma olen ka siuke, et ma tihti tahan need piinlikud olukorrad nagu naljaks pöörata, sest see tundub kõige mõistlikum selles olukorras. See on õige ka vaata, sest et see on nagu tegelikult naljakas vaata ja see ei peaks nagu piinlikust tundma. Aga ma lihtsalt mõtlen, et mida tunneb see nagu kohtingu kaaslane, et kas ma olen teidil alaealisega, kellel on veel piimahambad suus või ma olen pensionäriga kohtingu, kellel on proteesid. Kui sa teed seda nalliga, et protees laguneb. Jaa, et ma ei tea, liim sulas ära või midagi. Ei oleks tohtinud nii palju seda mulli juua. Kas teil on ka kooli ajal juhtunud seda, et näiteks olid tunnis ja hammas kukkus suust ära? Mul oli näiteks see, et minul kukkus pliiats laua alla. Ja siis mina hakkasin sul järgi minema, aga mul hammas logises suus, aga ma lõin pea vastu lauda ära ja teate, mis mul suus oli järsku hammas. Ma küll ei mäleta, et oleks nii juhtu. No minul juhtus või näiteks ma sõin sidrunit ja siis hape nagu, ma ei tea, söövitas või mida ta tegi, igatahes see kukkus mul suust ära lihtsalt, see oli jõle, see oli väga nästi. Nii et on ka mul juhtunud, aga mul oli piimahambad siis. Mida see ei olnud just lohutuseks, aga
Pole hullu. Ei ole hullu midagi, ikka juhtub, kõike juhtub. Jah. Nende. Nii. Emme tuli ka. Tere kõige pöörasemad. Kord, kui mul oli esimene kohting ühe nunnukotiga, ütles ta, et tuleb mulle autoga järele. Auto peatus, hüppasin rõõmsalt sisse ja tagaistmel istus tema ema. Lovely. Väga lovely. Alati parim esimene kohting. Oi, ma tahtsin teid ka näha, ütles ta ja hakkas meist pilti tegema. Ja siis jäi ta meie kohtingule kaasa. Sõime 3 pitsat ja tema ema rääkis, kuidas poiss väiksena pampersites jooksis. Spoiler, meil teist kohtingut ei olnud. Ma arvan tõesti, et ei olnud. Pole imestada. Et ei olnud. Või nagu ma lihtsalt mõtlen seda, et mis värk on sellega, et sa pead oma ema kohtingule kaasa võtma. Milleks? Et kui ema ütleb jah, et siis on nagu 5+ ja võid edasi suhelda või? Kui vana su poeg on nagu? No vot ei oska öelda, aga see on see memmepoeg. Memmepoeg just, et nagu... Ja ma ei saa aru, mis värk on emadel, et ma hakkan kohe rääkima, kuidas tal pampersid jalas oli ja ringi jooksis. Miks nagu, milleks? Nii uhke. Niimoodi siputas ringi. Madis jooksis nende pampersitega niimoodi ringi, et anna olla. Sitt püksis ja haises ringi. Ja siis eeldab, et siis see tüdruk, kellele ta nagu seda juttu räägib. Nii nunnu ju. Juba kujutan ette meie väiksed Madis junioreid siputamas. Sitt püksis ja jooksevad ringi. Nii armas ju. Või ongi see, et need hakkavad rääkima emad, et issand, teil tuleks ju nii armsad lapsed. Madised on ju nii ilusad pusafarned ja no sul on nii ilusad silmad. Ja neid kokku panna, milline kena lapsed. Ja see ei ole esimene asi, mina mida tahaks kuulda. Mina arvan, et minu ka ei tuleks teist kohtingut siis. Ei. Ma oleks imestanud, kui ta oleks öelnud, et me oleme praegu abielus ja meil ongi need väiksed seal pampersitega jooksevad kodus ringi. Ei nagu reaalse. Selles suhtes, et ei aitäh. Ma arvan, et ma oleks ütlenud, et vabandust, mul jäi korterikaaslasel jäi jalg sinna kaela taha kinni, ma pean kahjuks ära minema. Ja, aga te võite koju minna, ma tulen võib-olla. Ja, mingi teine kord, kui sul ema kaasas ei ole. Nii. Vale inimene. Tšau! Ükskord läksin kohtingule pargis. Nägin, et üks noormees lehvitas mulle ja ma jooksin suure naeratusega tema juurde ja kallistasin täiega. Ainult, et see polnud mu kohting, see oli täiesti võõras inimene, kes lehvitas oma sõbrale, kes seisis minu taga. Seisin seal võõras süles, nagu eksinud pesukaru. Päris kohting nägi seda pead ja lihtsalt lahkus ja ausalt ma ei süüdista teda. Ka minul on nii palju juhtunud seda, kus ma näen, et keegi lehvitab kaugelt ja siis ma olen ka mingi tšau, ise juba tean, et ma tegelikult ei tunne ilmselt teda, aga äkki ta mind tunneb. Ja siis ma saan aru, et mu kõrvalt tuleb mingi suvaline, kes lehvitab talle ja siis ma olen mingi... Ja ei, mul pea sügeles, ma kasvasin pead tegelikult. Stiilselt sellest välja tulla. Põhimõtteliselt ongi, jõu. Ja suht nagu piinlik on seega, kui päris see inimene lehvitabki sulle, vaata, aga sa ei tea, kes ta on ja ta tuleb suga rääkima. Tunne ära. Ja ta räägib nagu sa teaksid teda ja sa lihtsalt mõtled oma peas, et nagu kus ma siin näinud olen. Kui seda on ka palju elus, on nagu väga-väga palju. Jah. Aga nagu, et sa olid nii julge veel, et jooksid full sülle ja et nagu ja läksidki kallistama kohe nagu väga-väga julge sinust, aga ma arvan, et selle inimesel oli ise endal väga hea meel. Või no sellele, keda sa kallistasid, oli hea meel. Mõtles, et keegi suvaline tuleb kallistama ja ilus ka oled veel siis, või no selles mõttes nagu sükest ära ja särtsakas, siis ma oleks küll mingi, mis su number on. Peaks jäädamine lehvitama hakkama. Nii et jah, seepärast ma ei käigi mingi Tinderite kohtingutel, sest inimesed vaata töötlevad nii palju enda pilte või panevad endast mingeid pilte, mis on mingi 5 aastat vanad. Ja siis ei tunne ära. Seoses sellega, rääkides piltidest, tuli mul meelde, mis olukord mul nüüd nädala sees oli. Ma käisin järgi oma passil ja ID-kaardil. Käisin siis, tõin selle ära, aga point oli siis töötaja, kes selle mulle välja pidi andma. Ma arvan, mul oli umbes mingi 3 kuud vana pilt või 4 kuud vana pilt. Igatahes mu juuksevärv oli teine, mis nüüd. Ja siis ta oli seal, ütles mulle, sul tuleb selle passi ja ID-kaardiga nii palju probleeme, et sa ei näe üldse enda moodi siin välja. Ma nagu bitch esiteks, sa ei tohi vaadata mu juuksevärvi järgi mind. Et minust neil peaks olema see, nad peavad jälgima, kas su silmad on samasugused, nina, huuled või ma ei tea mida iganes. Põhiliselt vist on silmad.
sest nagu sa ei saa hinnata mu juuksevärvi osas, et kas see olen mina või mitte. Igatahes ta ütles, et mul tuleb väga palju probleeme sellega, et ilmselt pead varsti uue tegema. Ma ütlesin, no vaatame seda, et kas ma pean või mitte. Et igatahes ta vihkas mu välimust või ta ütles, et passipildi peal peaks olema neutraalse välimusega, mitte nii meigitud. Fakt on see, et mu selle pildi peal on vähem meiki, kui oli sellel päeval, kui ma seal käisin. Ja, nii et jah. Ma ütleks, et ta oli kade. Ta lihtsalt oli kade. Ja, võib-olla ka natuke kibestunud. Natuke kibestunud võib-olla oli tõesti. Igatahes see mulle väga eredalt meelde. Ma olin nagu, ma sain mind nii ketta. Ma mäletan, ma veel postitasin endale Instagrami, et türa, kui närvi ajavad. Vabandust väga, aga nii närvi ajab. Nagu kui sa tuleb mu päeva rikkuma sellega, et sind häirib mu välimus. Ja. Kui juukse värvist hakkad jahvatama, nagu oi küll. Ja mõtlen, et nagu iga kord, kui sa nagu juuksed värvid, kas sa pead siis nagu uue passi tegema, ID-kaarti või nagu jääb ära ju. See ei ole nagu reaalne. Huvitav oleks, kui ta oleks su nime järgi nagu otsin sind üles ja siis ta praegu kuulab seda episoodi. Jah. Tšau! Tervitused! Ja ma nagu iseenesest oli tore tädi, aga samas talle väga ei meeldi mu välimus. Ma ei tea, kui üle närvi ajas nagu. Midagi häiris. Natuke pikem tekst. Kõhukatastroof kohvikus. Tere mu kallid, kes te seda loete. Olin kohtingul Armsas Väli kohvikus. Kohtingutel ikka juhtub. Tellisime mõlemad super suured lated ja hunniku ekleere. Kõik oli ideaalne. Kuni hakkasin tundma seda tuttavat, ohtlikku korinat kõhus. Mõtlesin, et olen chill, küll see möödub. Ei möödunud. Mõne minuti pärast palusin viisakalt vabandust ja jooksin WC poole. Aga see kohvik oli väga väike ja WC oli nagu pappkast. Kõik kuulsid. Kui lõpuks tagasi lauda jõudsin, oli kohtinguline ära kadunud ja lauale oli jäetud ainult salvrätikule kirjutatud sõna Stay strong. Norm! Mida olla? Siiani üks kurvemaid, kuid samas naljakamaid lahkumisi mu elus. Äsake, mul on nii kaasa. Minu arust ütlesin, et sita probleemid on nagu väga õudsad, et nagu need juhtuvadki niimoodi sellistes olukordades või üldse mine nagu sitale kellegi teise kodus. Ja sa ei tea, kuidas need seinad läbi kostavad või mitte. Ma ei tea, ma ennem kannatan ära, elan oma koju või midagi või üldse koolis vetsudes käia, mis on nagu nende, mis ei ole maast laani nendega. Nagu avatud. Kui te teete neid WC-si selliseid. Minust ma algklassides nagu õnneks lühikesed päevad, minust ma nagu vältisin nagu viimase võimalusel. Mis läksid koju vetsu? Ja, õnneks Joone elas kõige lähemal, aga ma õnneks ka elanud nagu väga kaugel, et jah. Et selles suhtes neid ikka juhtub, aga need on alati väga-väga ebameeldivad, et vastik kohe. Stay strong, eriti toetav kaaslane. Mida nagu, kas ma mõtlen, et kui ma oleksin see kaaslane, kas ma päriselt läheks ka minema või? Samas nagu see on nii ebaviisakas või kuidagi nagu... Nagu tema ei käiks sital. Jaa. Aga mine tea pärast ei käiks. Ja kindlasti kuradi situb kuradi ükssarvikuid ja lilli ja ma ei tea, vikerkaari välja ju ainult. Lillelõhnaga ka kõik. No selles suhtes, et nagu veits ebaviisakas täiesti nagu ära minna, et... Aga siia ma saan rääkida oma loo, mille pärast mul on nii piinlik, mis on seotud ka kõhuprobleemidega. Mul oli väga-väga kehv tervis 2024 aasta alguses. Mul oli nagu pidev probleem oligi, et mul oli kõht lahti, mul iiveldas seest, aga mul oli mingi bakter, nii-öelda soolebakter sees, mis liikus edasi mul pärast põida tegelikult. Aga oligi, et mul oli soolebakter, mida ma ei teadnud tollel hetkel, aga point on, et mul ei püsinud ükski toit sees, eriti piimatooted, et need olid kuidagi väga hullud ja siis ma arvasingi, et mul on laktoositalumatus. Ja mul oli sel ajal üks silmarõõm, kellega me läksime siis date'ile esimest korda. Nii. Ja siis ma juba esimene kord pidin ära tühistama, aga siis lõpuks teine kord läksin ikkagi, mõtlesin, ma näen imelik välja muidu, vaata. Aga me läksime restorani ja me läksime Hiiu pubisse. Ja point on see, et see suht haiseb, selles suht mitte haiseb, aga see on hästi tugev nagu pubitoitude lõhne. Ja see võib veits iiveldama ajada, kui sul on eriti mingid kõhuprobleemid. Muidu oli luks koht selles suhtes väga tore, aga lihtsalt lõhn on seal tugev. Ja siis ma olingi juba veel, et see kohting vist ei lähe hästi, kui ma seal olin. Mul oli suht halb olla. Ja siis mina targa peaga arvasin,
et ma siis väldin kõiki laktoosiga tooteid, kus on piim sees või mingi jopukoor, mida iganes. Siis ma ütlesin sellele poisile ka, et mul on laktoositalumatus, et ma ei saa süüa. Ja seal oligi mingi toit, mingi, ma ei tea, kanatiiva lapukoorega või mida iganes. Mingi toit oli nagu piimaga. Siis ma ütlesin, ma ei saa seda võtta. Mul on nii piinlik, mida ma võtsin. Lõpuks oli see, et ma võtsin 3 palli šokolaadijäätist. 3 palli. Sest ma arvasin, et sul ei ole laktoosi. Või ma ei mõelnudki nii, ma olin, et jäätises ei ole ju laktoosi. Või no ma ei mõelnud isegi nii, ma olin, et seal ei ole piima sees, vaata, et ma võtan 3 või ma veel võtsin šokolaadi ja ma jumala lihtsalt vanilja ma ei võta. Mul vist oli peas, et valget värvi peaks vältima, mulle tundub. Aga võib-olla tõesti. Mul räägin, et mul on mingi laktoositalumatu, siis tellin 3 palli jäätist. Sellel hetkel ma saan midagi arvama, nagu imelik on. Siis ma mäletan, ma veel selle poisiga rääkisin, et kui me käisime ühes koolis ja siis me ei suhtlenud niimoodi, siis ma ütlesin, mis maine sul nagu, või noh, mis sa arvasid must, siis ta ütles, et sa ei tundnud nagu kõige targem tüdruk olevat. Et sa tundusid siuke Barbi olevat. Ma mingi, päriselt. Siis ta ütles, et jaa, aga tegelikult sa oled ülitark inimene ja räägid mõistlikud juttu ja siis kui ma pärast koju jõudsin ja mu ema mulle ütles, et kas sa saad aru, et jäätise sees on laktoos. Siis ma mõtlesin, et veel mitte midagi ei ole muutunud, ma olen ikka see loll Barbi. Te võite arvata, mida ma tundsin selle, et ma lihtsalt surin maa alla. Ja see on nagu väga naljakas story tegelikult. See on nii halb, nagu ma loodan, et see poiss oli ise ka loll, et ta ei mõtlenud sellele, et seal on laktoos sees. Äkki ta oli nii võlutud. Äkki ta tõesti oli nii võlutud minust, et ta ei pannud tähele, sest ta ei vaata mind imelikult, aga samas ma imestu, kui ta mõtles pärast, mida vittu reaalselt nagu vabadust, aga nagu mul on nii piinlik nagu. Aga vähemalt nüüd sa tead. Nüüd ma tean ma ei nagu guugelda ennem või midagi või ütle päriselt, et sul on kõhuprobleemid ja sa ei saa mitte midagi süüa või ma ei tea. Ma ei julgenud ju talle öelda, et nagu kuule, mul pask lappab nagu reaalselt, et sorry, ma ei saa midagi süüa. Aga ma valin jäätis. Või piinlik nagu. Jah. See on üks piinlik lugu. Õune. Jüle lihtsalt. Nii. Aga liigume edasi. Äkki midagi, no ma isegi ei usu, et midagi saab üle trumbata. Ei saa, jah. Valetabletid, vale õhtu. Tere, kõige pöörasem podcastikad. Mis on pöörased ja hullud olema? Mis me teeme? Enne kohtingut olin nii närvis, et otsustasin võtta ühe rahustava tableti, mida mu ema mulle kunagi andis. Ma kogemata võtsin vale purgi ja sõin sisse ülivõimse unerohu. Kohtingu ajal lõin 5 kohvi, et silmad lahti püsiks, aga ikka jõllitasin nagu peatakana ja noogutasin aeg-ajalt aegluubis. Kui lõpuks magama vajusin, kes restorani lauda arvas mu kohtinguline, et ma kas vihkan teda või surin ära. Mind pidi kelner üles äratama. Vähemalt sain tasuta magustoidu kaasa. No näed! Oota, kas see kohtingu partner nagu ei julgenud teda nagu üles äratada? Võt seda ma ei teagi. Et kelner nagu... Ma peaks ära. Ta oleks imelik äkki. Oota, kas ta jäetis ka kirja? Stay strong. Wake up, mis on mingi beauty või wake up. Oota, mis see lause on praegu? Sleephead või mis on sleepyhead? Mingi siuke wake up, sleepyhead. Ma olen midagi siukest kuulnud. Igatahes, ma tunnen kaasa, ka minul ma olen rohud segamini ajanud. Mul oli niimoodi, et ma mäletan, mul ema pani, ta tegelikult ei pannud mulle neid rohte valmis, aga tavaliselt tihti, kuna ma nii palju rohte kohta ei tea, emad ikka teavad, siis ta pani köögilaua peale rohud ja ma olin haige ka parasjagu, siis ma olin nagu, mul on rohud valmis pandud, et ma võtan ära. Need olid mu ema rohud. Ja nad on suht tugevad, mingid teatud rohud, mis ei ole kõige paremad, aga õnneks ma ühte rohta ei võtnud, mis on nagu jumal tänatud, et ma ei võtnud, aga nagu Jeesus pea Kristus, mis oleks võinud ju juhtuda. Nii et siin loo moraal ei tasu kõike suhu toppida. Toppida, jah, ei ole vaja kõike süüa. Aga nagu ma mõtlen, et selle kaaslusena, et ta võis küll arvata, et kas ma tõesti räägin nii igavat juttu. Mõtle, mis põnsu sai tema nagu enesekindlus. Ja ego kõik. Ja, et ta mõtles, et on üliäge inimene ja räägib lahedat juttu, aga
aga nagu ta vastas istub inimene, kes põhimõtteliselt hoiab silmi nagu ja mingi tikud on kuradi silmade vahel põhimõtteliselt. Sest ma näiteks tean, kui Bella on väsinud, ma räägin, et hakkab kohe silmi pööritama, sa näed, kui ta on väsinud, siis ma mõtlen, võib-olla tal tekkis sama ja siis on küll siuke, et mis kuradi refleksid tal on. Nii et jah. Nii. Toidumürgitus ja jooks. Tšau mu lemmikud. Avi. Ükskord viidi mind romantilisele piknikule. Kõik oli perfektne. Päike, vein, juust ja üks kahtlaselt roheka varjundiga kanavräpp. Pool tundi hiljem tundsin, et nüüd on situatsioon kontrolli alt väljas. Pidin ütlema, vabandust, pean korraks minema. Ja ma jooksin metsa nagu rebane tagaetuna. Seal põõsaste vahel toimub vist Eesti väike maavärin, sest mets kajas imelikult. Tagasi tulles nägin, et mu kohting oli põgenenud. Ilmselt mõtles, et ma tapan metsaalust. Ma arvan, et see räpp oli kättemaksu mõnelt endiselt tüdrukult. Jumal juudas. Mine sa tea. Never know. Aga ülihalb nagu koht, kus selline olukord võib tekkida nagu piknik looduses. Sa peadki loodusesse minema nagu sitale, see on nii halb. Või mida see nagu kohtingupartner mõtles, et vabandus, ma pean korraks minema. Ümberringi on mingi mets ja puud. Kuuleb, kuidas sa puristud seal, kui sul vaata kõht lahti ka, siis ju lendab nagu kuradi hernesupp sul sealt välja. Issand, kui haige. Lehega pühkisid persat sees või millega sa pühkisid, nagu seda vedelat paska nagu annab nühkida ju. Kusjuures on hea point ja. Võtab mingi murutuustiku, tõmbad, ops, viskad minema mingi rebasele vastu pead. Ma ei tea. Jah. Jeesus pea Kristus. Aga mina tea pärast oligi kättemaks võib-olla. Never know ju. Kuigi ma ei usu, see on, ma arvan, samas tahaks öelda, me elame Eestis, aga ega tegelikult meil need Eesti inimesed ka ei ole kõik nii sõbralikud ja kas siin juhtub igasuguseid asju? Mina tea, pärast see mehel on või kes iganes, kellega ta kohtingul oli mingi imelik fetiš, vaata panigi kõhulahtistid toidu sisse ja. Mind häirib, nagu mitte häirib, aga tegelikult on nagu hea soovitus, et üldse, kui sa lähed mingile kohtingule või midagi söö võimalikult vähe, aga mul on mingi meeletu vajadus kogu aeg süüa, ma ainult sööngi, ma armastan söömist nii väga. Et kui keegi veel sätib mingi asjad ilusti ka taldriku peale, siis ma ainult õgin. Ehk siis see on reaalne, nagu, kuidas ma ütlen, ma olen sõltuvuses lihtsalt ja siis ma tahaks ainult süüa ja süüa, aga mõtle, kui see ongi mingi, ei olegi kõlblik enam aruga ei saa ja siis on küll nagu. Juperdad kõik sisse ja. Ma ei tea. Vot, aga järgmiseks. Laul, mis tappis õhtu. Tere, kõige kreisimad podcasti kuulda. Jälle mida hullu. Või nii kreisid. Aitäh, aga äkki saate põhjendada, miks? Kas me teeme midagi imelikku või? Samas ma ei tea, mis juttu me siin räägime, lauda uksel käivad lipa-lapa, siis no ma ei tea, noh. No võib-olla natuke. Tsipa. Igatahes tahtsin oma kohtingut üllatada ja viisin ta karaoke õhtule. Mõtlesin, et laulan ta romantilist Ed Sheerani Perfect laulu. Aga närv oli nii suur, et mu hääl värises nagu katkine uksekell ja üks hetk ma lihtsalt karjasin Perfect! Kõik paaris vaatasid, nagu ma oleks midagi halba teinud. Mu kohtinguline kadus ära, vist viies endaga ka osa oma kuulmisest. Nüüd laulangi ainult duši all ja ka seal palun kassil ukse kinni panna. Esiteks, ma ei läheks mitte never ever kohtingupaari, või mis kohtingupaari, sinna karaokepaari laulma, sest mina ei oska laulda. Ei, see ei tule kõne allagi. Ma mõtlen, niigi sa oled närvis, kui sa lähed kohtingule ja siis sa paned veel ennast ebamugavalt tundma ka. Ja mingi võõra inimese ees. Vaata, ma saan aru, et sa lähed sinna karaokepaari siis, kui te olete juba mitmendal date'il ja tunnete üksteist juba hästi, vaata, ja teil ongi fun ja lahe koos, siis naerate üksteise üle, kui nii on. Ei oska laulda ja värki. Aga vaata, kui sul on nagu mingi esimene date, siis ma ei tahaks ennast veel topelt närvi ajada. Pigem mitte. Tead, ma arvan, et siis ma vist muretseks rohkem selle laulmise pärast, kui selle pärast, et ma olen date'il kellegagi. Nagu päriselt nagu. Jaa. Aga mõtle, mis värk on, et kõik põgenevad, kui kohe asi hapuks läheb. Jah, see on imelik, et minnakse minema niimoodi selles suhtes, et ma ei tea, ma kannatan ära ja olen nagu samas hea point, kui ma lähen suitsule ja kaadki minema. Jaa.
kuidas ma ütlen, et ei tule asja. Sellest ei tule asja, siis inimesed ei viitsinud aega raisata ja lähevadki minema. Et tegelikult aus ka vaata, võib-olla kui ta ei olegi näed, et no juba on error, siis tõmbadki minema ja sa ei raiska enda aega. Inimesed peavad võib-olla oma aega vahest liiga väärtuslikuks ja ongi, et mina jällegi olen see, et kui mul isegi date ei meeldi, ma olen käinud küll date'idel, mis ei ole kõige toredamad olnud või nad ei anna mulle väga palju juurde, aga ma ikkagi kannatan ära selle. Viisakusest või... Jah, nüüd vot siuke. Aga vähemalt laulad kodus, seegi tore ja kass kuuleb ka ja võib-olla teise palust või... Naabrid ka kuuleb ilmselt. Eks kallim pulmas ja mina. Ükskord kutsus mind kohting pulma, tema sõbra pulma. Panin ilusad riited selga, tuju oli laes. Pulma astusime sisse ja esimene inimene, keda ma nägin, oli mu endine kaaslane. Ja mitte lihtsalt mingi suvalineks. See, kellele ma kunagi ütlesin. Sa oled maailma kõige suurem jobu ja ma loodan, et sa komistad banaanikoore otsa. Terve pulm möödus nii, et me õlitasime üksteist üle laua, nagu kaks vihast kassipoega. Kui torti hakati lõikama, siis üks vanem onu küsis kõva häälega. Kas on sinu uus tüdruksõber või hoopis su vana? Ma oleks tahtnud selle tordiga kõik ära matta. Pärast pidu jooksin Paljaelu parkla poole ja sõin nukrad pulmatorti autos. No. Selles suhtes, et ma ei tea, kas ta on nagu, ma ei ütle, et ta nii piinlik lugu on, pigem see on nagu loll juhus või loll kokkusattumus. Ja see ongi see, et Eesti on nii väike, et... Vaat Eesti on küll väike. Sa kunagi ei tea, kes keda tunneb ja kes mis lugusi räägib ja keda sa näed ja kes sind teab, vaata. Aga... Selles suhtes ka, et ära kunagi nagu oma kodukülakandist kedagi maha murra, et kohe lähevad jutud liikvele ja siis teavad kõik ja siis sa oledki üks külahoor, öeldakse seda kohta ja siis teavad kõik seda ja siis ma ei tea, mida iganes veel. Aga nagu selles suhtes minul ei ole kunagi näiteks juhtunud seda, et ma oleks mingil üritusel sattunud juhuslikult kokku oma nagu siis mingi silmarõmuga või austajaga. Ma nagu ei tea niimoodi, et oleksin. Vist küll. Aga never know. Aga ma tahaks küll, mulle väga meeldiks, see oleks väga naljakas. Mina otsin selliseid asju, mulle meeldib, minu arust see teeb nii palju särtsu juurde, nii palju naljakam on ka. Jah, pidu võtab teised mõõtmed kohe. Absoluutselt. Aga ma loodan, et see tort oli maitse vähemalt, mis sa siis sööma läksid. Vot. Aga Lotta, räägi vahepeal siin endal mõni naljakas lugu ka, saadame jälle kirju. Ja, no esimene, mis Jonne aitas meelde tuletada, oli siis üks õhtune autosõit. Kuskil tiirutasime vist Nõmme tänavatel ja siis mõtlesime, et okei, et lähme nüüd Saue poole tagasi. Ja siis on see, ma isegi ei tea, mis maantee on, natuke piinlik. No see... Pärnu maantee. No igatahes jõudsime sinna Pärnu maanteele. Mina rahulikult vist pöörasin paremale, vaatas, oli mingi hamburgeri putka, seal oli nagu, et okei, ma tean, see on õigel pool teed, et kui ma nüüd siit sõidan, ma jõuan Sauele. Sõidan rahulikult, ma isegi ei tea, pikalt me sõitsime. Ja siis veel kommenteerin, et issand, kui palju autosi nagu Saue poolt linna sõidab, et kuhu nad lähevad, kas mingi pidu on linnas või nagu mis värk on, on ju. Ja samal ajal Jonne on terve aeg vist teadnud. Ma teadsin, aga ma lihtsalt ütleb mitte midagi. Et me ei sõitnud Saue poole. Me sõitsime linna. Ja, kuni me jõudsimegi siis Järve-Selveri juurde. Ja siis Evalota lause oli see, et oi, mina arvasin, et me oleme Järve-Selverist möödas juba, kuidas me nüüd siis... Issand, kas me oleme valel pool teed või? Ja sel hetkel ma sain aru, et me ei sõida Sauele. Me oleme nagu Sauest nagu kaugel. Ja siis seal pöörasime otsa ringi. Ja ka reaalselt ma ei saa aru, kuidas sa suutsid sõita niimoodi, et sa ei saa aru, et sa oled valel pool teed. Ma ei tea, kõik majad olid täpselt samasugused seal. Ma olin nagu kaua tal võtab aega, et aru saada, me sõidame nagu valesti. Ma arvan, meil läks mingi 10 minutit vähemalt aega, kuni ta sai aru, et okei, midagi on nagu vale. Täiesti müstika nagu, kuidas see võimalik on? Ma ei tea, tahtsin suuremad ringi teha. Võib-olla tõesti. Aga noh, ikka juhtub, pole hullu. Jah, vähemalt jõudsime. Sellel hetkel saime me väga palju naerda, et kuidas saab inimene olla nii pime. Me nagu mitte aru saada. Ja, no lõpuks me jõudsime Sauele ja natuke suurema ringiga kui planeeritud. Ja. Ja siis mul tegelikult autosõiduga tuli üks lugu veel meelde. Üks teine õhtu sõitsime jälle autoga
ja siis vist tulime laagrist tagasi ja siis sõitsime seal Saue Rimi, mis see pikk see tänav oli. Ja siis pöörasime kuhugi paremale siin tänavale ja siis politseiauto, keda me olime laagrist näinud, oli ka Sauele jõudnud. Ja siis ta pööras meile järgi ja siis ta pani need vilkurid tööle. Mul oli punase ja sinise vilkuri, et seda on seda, et sa võtab su maha nii-öelda ja sa pead seisma jääma. Mul oli nagu ilge paanika, ma ei tea, ja ma siis küsisin 2 kätt roolil, mis ma nüüd tegema pean? Ei, Lotta küsis, ta tahab mööda ilmselt minna, ma tõmban tee äärde. Mõtlesin, kas sa oled loll peast või? Ta pani punase sinise vilkuri peale, ta võtab su maha, jää seisma. Ei, ta tahab mööda minna. Ja ma arvan ka politsei paneb järgmine kord vilkurid peale, kui tahab mööda minna. Ma arvan, selleks on suure tuli, kui inimene tahab mööda minna. Jah. Igatahes jah. Ma arvan, et politseil ei ole siukse privileegi lihtsalt, et ta läheb mööda, nüüd pan vilkurid peale. No täitsa perses. Tšau, me oleme siin, me läheme nüüd mööda. Need jah. Nende 2 loo järgi ma ütleks, et võib-olla ei peaks nagu sõitma autoga. See ei ole kõige tugevam küll, aga see ei ole olla küll õpid. Et iga kogemus annab juurde midagi, nüüd ta teab. Jah, nüüd ma tean. Sinine, punane, siis ta ei taha mööda sõita, vaid ma pean tee äärde minema. Jep. Siis me Bella tahtis, et me ka paar lugu tema kohta räägiksime. Ma ei tea, kas ta tahtis, aga me räägime. Tal ei ole valikut. Bellal on nagu toitudega mingi värk. Bella on hästi sinisilmne meil või siuke natuke nagu naiivitar. Et ja. Bella siis üks päev küsis minu käest. Või ma ei tea, kuidas me hakkasime ruumipallidest rääkima ja siis Bella oli, et ruumipallidest pole rummi. Surun tõsiselt. Jaa, seal pole rummi. Ma ei nagu, kuidas ei ole? Ei ole rummi. Ma küsin nagu, miks tal siis selline nimi on? Ma ei tea. Ma ei tea, lihtsalt äkki pandi. Ma kas sa oled loll või? Ei. Aga kas sa saad aru, et nagu selle nimi on rummipall, sest see on sees rummi või seda rummi ekstrakti nii-öelda. Mis annab sellele rummi maitse. See on mingi, Ei no mina arvan ikkagi sellest pole rummi. Ja absoluutselt, kus iganes me läheme müüakse rummipall. Ja siis ma olen, Bella, see on see rummipall, kus pole rummi. Nii et või siis me olime restoranis. Bella on meil 20-aastane, küsis mu käest, mis see forell on? Jällegi. Ja siis mina küsisin, päriselt küsid või? Või sa päriselt nagu ei tea, mis on forell? Ei, ma ei tea, mis see on. See on mingi kala või mis asi see on? Ma ütlesin, jaa, see on lõhe või nagu, et see on nagu näeb välja nagu lõhe. Punane kala. Ta mingi, ma ei nagu vana sa oled. Väiksed lapsed teavad ka, mis see forell on. Ja tal on alati sellised huvitavad küsimused. Ma olen nagu, Bella, palun ära teiste inimeste kuuldes oma suud lahti tee. Palun. Ma olen talle mitu korda ainult, hoia oma suu kinni. Et kui sul on mingi küsimus, küsi vaikselt nagu meie käest, mitte suures seltskonnas. Jaa, et mitte piilikust tekitada. Jaa. Nii et seda juhtub meil Bellaga palju ja iga kord saab väga-väga palju naerda. Nii et nagu võib-olla teie jaoks need ei ole praegu nii naljakad, aga proovige panna korra sellesse olukorda, kui sa oled selles olukorras, siis on need väga naljakad. Et jah. Aga ma võtan viimase kirja või viimase loo ja siis ma räägin veel ühe oma looga, mis oli väga piinlik minu jaoks. Bella ütleb, et see on üks piinlikumaid lugusid, mida ta kuulnud on. Nii, strippar ja vanaema. Tšauki tšau. Sain kohtingu ajal teada, et tüübil on väike üllatus mulle sünnipäeva puhul. Mõtlesin, et oi, kui nunnu ehk lilled. Ei! Strippar, meestrippar, kes tuli keset restorani ja hakkas mu eest tantsima, nagu oleks Magic Mike. Aga samas restoranis sõi mu vanaema oma sünnipäeva pidulikku lõunat. Ta jõllitas mind, nagu ma oleks katuselt alla kukkunud. Kohting lõppes pisarate arusaamatuste ja sellega, et vanaema võttis strippariga selfisid samal ajal, kui mina tahtsin põrandasse vajuda. Vanaemal oli küll siuke meelelaudus, ma arvan, vanaemal ei olnud küll midagi selle vastu. Täiega häppi oli nagu, see oli alles sünnipäeva lõuna või mis iganes. Mina olen näiteks puutunud kokku, kui meil oli veel see Justini aeg siin Eestis. Siis mina olen korra näinud teda strippamas. No see oli bänger, see oli mingi, mis kuradi kolmnurgad või mida ta võttis või mingi, kes oli kelle peal ja see oli vägev. Mul on nii kahju, et Eestis on ägedaid strippareid nii vähe. Ja mõtle, kui see strippar seal restoranis tegi täpselt sama asju. Mõtle, vanaema oli äkki see, kellega tehti. Õnnepäev vist.
vana ma sain jälle noorena tunda ennast. Elu on jälle imeline. Et see veel mitu aastat kümnend järgi panna. No näed, väikesed asjad võivad õnnelikuks teha. Jah. Mitte, et... Aga mis ma mõtlen, nagu see mehe pool, mis su idee või nagu arusaam oli, et sa tellid restorani strippari? Või kas ta ajas äkki sassi või nagu... Või üldse nagu, et sa tahad, et su naisele või nagu kohtingukaaslane teine mees tantsima hakkab, sa peaksid sina ise olema, kes striptiisi teeb. Mitte keegi teine, aga noh, jah. Noh, inimesed igasuguseid on selles suhtes. Aga minu lugu, siis see piinlik lugu, mille pärast mul on küll, et ma võin maala võtta. Ma loodan väga, et mu naabripoiss ei kuule seda. Aga mu naabripoisil oli vaja kohvrit. Ja ma ütlesin sellest, et mina olen kahjuks selline inimene, kellel ei ole kombeks kohvrit kohe tühjaks teha. Ja ma tulin reisilt ja mul jäi sinna pesu sisse. Must pesu. Mitte puhas pesu, mis lõhnab nagu lillele. See oli must pesu, mida ma olin kandnud juba. Me räägime aluspesudest siin. Miks ma üldse seda räägin? Ma teen nii palju piinlikku siseendale. Sul läheb hästi. Igatahes oli must pesu ja see jäi sinna kohvrisse ja ma andsin selle kohvri üle siis oma naabripoisile. Ja siis ta üks päev tõi mulle tagasi selle. Mitte kohvri, vaid kilekoti mu pesuga. Ma tuli mu koju endis, ma üle näed su pesu. Või mitte su pesu, su asjad olid seal. Ma annan ära sulle nüüd üle. Kui piinlik reaalselt. Ta pidi nagu kohvri lahti tegema ja võtta. Nagu mõelge mu must pesu, mõelge enda musta pesu peale korra. Mustade aluspükste peale, mida iganes. Või tahaks, et mingi naabripoiss neid nagu leiaks kusti kohvrist. Veel tampoonid, küll kinnised tampoonid olid ka seal. Ma isegi tea, miks mul nii imelik kraam seal oli, aga nagu... Igatahes ta tõiki mulle kilekotist tagasi tampoonid ja mu musta pesu, ma suren maa alla reaalselt. Mul oli nii piinlik. Ma mõtlesin, et mind ei eksisteeri tänasest enam nagu lihtsalt. See oli kohutav. Jaa. Või nagu... See oli nagu piinlik. Ja, et sa teised asjad võtsid välja ja just need jätsin. Miks ma pesu sinna jätsin? Oleks siis mingi, ma ei tea, pluus seal või... Jah. Või kas või siis puhtad nagu stringid ja asjad, et okei, vaata, võib-olla veitsike seksikust tahtsin. Persse, need olid mustad ju. Paar vist oli osad olid nagu puhtad, aga seal oli ikka mustad, ma tean. Ja ma mõtlen, ma suren lihtsalt ära. Näed, jah. Nii, et igatahes loo moraal on see, et kontrollige alati oma kohvrid üle, oma kotid üle, mida iganes, kui annate kellelegi teisele. Selle, et ei juhtuks sellist asja, nagu juhtus minul. Naabripoiss, kui seda kuulab, ma loodan, et sa ei jõllitanud neid ja ei olnud mingi, mis see siin on, lihtsalt südamed taki. Tema on tänaseks elus, nii et tal vist ei juhtu midagi sellest. Aga minul oli nagu nii piinlik, et ma ei laene kunagi oma kohvritega midagi kellelegi teistele, mitte et äkki teeks tühjaks. No ma ei laene. Ja... väga-väga piinlik, ütleme siis nii. Vot, aga ega meil väga midagi rohkem ei olegi vist rääkida. Ainult üks asi, mis ma tahtsin rääkida, see nüüd on nagu teemaväline arutelu, aga mul tuli meelde, et ma käisin ka kinos. Ma käisin kinos sükest filmi vaatamas, mis on praegu väga populaarne Eesti film nagu Frank. Mis on teie emotsioonid sellest? Ma ei tea, kus ma olen ainuke, aga reaalselt vist ei ole. Ma olen veel kuulnud tegelikult, et peale kinos käiku oli nagu väga raske olla. Ja reaalselt ma mõtlesin, et ma suren ära lihtsalt. See oli nii kuidagi kurb. Samas see nagu lõppes hästi, aga see oli nagu nii masendav või kuidagi südamele raske. Et ma soovitan seda vaatama minna. Aga nagu see tunne, mis sul pärast on, ei ole võib-olla kõige parem, aga selles mõttes näitab päris elu ja reaalsust, mis tegelikult toimub ja kui oluline osa on kamba vaimul või võimul siis nii-öelda. Ja miks ma sellest räägin, ongi lihtsalt see, et seda tegelikult tahetakse vist meil koolis või koolides teha kohustuslikuks see film, et inimesed vaataks seda või lapsed vaataks. Minu arust on see päris julm. Ja ma lihtsalt tahangi teada, kas teil on ka oli selle filmiga mingi nagu kogemus või kuidas te tundsite pärast selle filmi vaatamist. Igatahes minul ei olnud hea olla, aga samas film on väga-väga hästi tehtud ja Oscar Seeman mängib mega hästi seda Franki. Tegelikult ei olnud Frank see poiss, kes ma ütlesin. See bossi nimi oli üppes Paul. Okay. Aga ka need noored mängisid väga-väga hästi seal. Tuleviku näitlejad, jah? Jaa. Ma ütleks paremini kui meie osad näitlejad.
et tõesti nagu väga hästi näitlesid . Et jah, kuidagi siuke väga põneva sisuga oli see film, aga lihtsalt hästi raske . ja ma ise ei ole näinud seda, aga ma olen ka kuulnud ja pärast sa rääkisid ka, et vist peaks vaatama minema . jah, soovitaks võib-olla tegelikult nagu tundub nagu mõistlik selles suhtes ära käia, vaadata ikkagi Eesti tehtud film . Et nii palju, kui meil neid on. Tegelikult Eestis on päris palju häid filme, mis on tehtud. Ja siin viimase ajal ka eriti. Et jah, see on nagu lahe, ütleme nii. Vot siuke. Aga ega meil midagi rohkem ei olegi öelda, kui et tore, et ikka kuulate ja kirjutage meile. Ma tahaks väga öelda, mis me järgmise episoodi teema on, aga me ei ole seda välja mõelnud veel. Ja, nii et Instas. Ja jälgige Instagrami. Ja võite meile kirjutada, kas te tahate, me teeksime laivi, teeksime uuesti küsitlust, et te saate ka võib-olla Bella Lotaga natuke rohkem tutvuda. Ja et jah. Andke igatahes. Andke ideid, mõtte, mis te näha tahate. Võib-olla järgmine podcasti teema on üldse sinu mõeldud. Jah. Ja just. Ja minul on ka plaan, et me mingi aeg võtame selle seeria ette, kus me hakkame kutsuma külla ka teisi inimesi, kus inimesed tulevad rääkima oma erialast. Et lihtsalt sellepärast, et olla kasulikud ka noortele, kes on praegu võib-olla kahe vahel, mida teha oma eluga. Et võib-olla kellegi teise kogemus aitab sinul otsustada, mida teha oma eluga, sest tegelikult ei ole alati reaalsus kõik nii ilus ju. Sul loed seal nagu erialakirjadus. Tundub nii lihtne ja äge, aga kas see päriselt on seda ja mida see endast hõlmab, siis seda saab teada, et meil ongi kõik, ma ei tea, küll tuleb meditsiini kohta teema, küll tuleb, ma ei tea, põllumajandusest, küll tuleb IT-valdkonnast, küll tuleb, ma ei tea, inseneridest, mida iganes, mingid erinevad erialad, kus meil on võtta inimesi, kes tahaks rääkima tulla. Ja kui sa tunned, et see võiksid sina olla, sul on midagi põnevat rääkida oma eriala kohta, siis kirjuta. Me võime ju kokku leppida, millal me tegema hakkame seda kõike, et mingi aeg ilmselt tuleb see seeria välja, kus me siis postitame. No see on juba kõlab väga-väga põnevalt. Muidugi, tegelikult ju jumala lahe, kui sa kuuledki mingi kindla eriala kohta, võib-olla sul ongi, ma ei tea, tahad kõeks minna õppima, siis ju on hea kuulda teise inimese kogemus nagu täpsemalt kui see, et lihtsalt kuuled linna peal juttu. Et ta on kuulnud toda midagi. Nii et jah, ja kui te meid näete, siis tulge, öelge meile tšau. Me oleks väga-väga tänulikud, sest see näitab ka seda, et te järelikult kuulate meid ja me oleme teile nagu erilised või et me teeme midagi õigesti, sest meie eelmist videot on vaadatud 850 korda või 850 vaatajad, ehk siis mõni inimene ikka on näinud. Mõni üksik tõesti. Keegi võiks tulla ja öelda, see oleks lahe. Ja siis me nii-öelda saame teiega ka nagu tuttavaks ja Vot. Aga igatahes tõmbame otsad kokku ja lähme koju ära. Aitab küll. Pole rohkem vaja midagi rääkida. Aitab tänaseks. Juba nii palju piinlikke lugusi. Ja, enda kohta. Ma arvan, me oleks nüüd üldse enda kohta nii palju rääkima võib-olla. Igatahes teeme nii. Ja järgmistes episoodides on Bella ka tagasi. Ärge seda pärast muretsega. Me ei kirjutanud teda välja skriptist selles suhtes, et kõik on hästi. Ei ole ka tülli läinud. Te ei pea isegi mitte lootma selle peale, et kui mõni äkki seal kaamera taga loodab, et me oleme tülli läinud, siis unusta ära. Ouch, jah. Aga igatahes. Aga igatahes, switch of free. Tšauki, tšau!